siis patsiendil on hästi oluline terve olla. Et miks on see naha seisukord hästi oluline, on see, et ka naha kaudu lähevad bakterid. Ja need, kes sinna lähevad, siis need rändavad otse proteesi peale. See protees on justkui nagu magnet, mis siis tõmbab operatsiooni järgselt kõik kehas olevad bakterid siis enda külge. Siis võime vahetada, et see slaid on teatud põhjusega tühjaks. Et kodu ettevalmistamine käib ka siis enne operatsioonile tulekut. Tõe vastuvõtus alati tutvustatakse patsiendile, räägitakse, kuidas seda kodumit täpsemalt ette valmistada. Et pärast tõe vastuvõttu lähebki patsient koju ja siis alustabki seal vaikselt toimetamisega. Kõigepealt läheb, vaatab kriitilise pilguga üle põrandad. Korjab ära igasugused võimalikud lahti olevad juhtmed, kuhu karp võib kinni jääda, et pärast operatsiooni on see tasakaal nagu ta on. Ühesõnaga käib läbi selle kodu kõigepealt ja vaatab, et juhtmed oleksid korjatud. Kaltsuvaibad soovitame ära korjatamast. Sinna jääb ka kark jube hästi külge kinni. Siis võiks vaadata üle ka oma sellise kodu sisustuse just selle poole pealt, et kui on mingid asjad, mida on väga tihti kuskilt tahtnud, näiteks tõsta kõrgemale. Niisugused väikesed asjad. Siis hakkab selline nagu spetsiifilisem ettevalmistus. Et need, kes saavad puusad, nemad peaksid tõstma oma voodi kõrgemale. WC-poti kõrgendust tuleb muretseda, sest enam ei saa ju alla istuda. Et see istumisnurk hakkab olema niimoodi, et kere ja siis reite vahel peab olema vähemalt 90 kraadi. Selle peab kindlasti üle vaatama, et istumis- ja magamiskohad. Siis kodus kui ka vähegi võimalik, siis kas duši alla või WC-sse need käetoed muretseda, millest siis saab ennast nagu püsti tõsta, et kui lähete WC-potil istute, kuidas siis saaks kergemini püsti võib-olla, et täitsa soovitame sellist asja. Siis kodus kindlasti need, kes elavad oma majades, võiks üle vaadata, kus kohas see magamisase on. Et kui näiteks magamisase ja WC asuvad erinevatel korrustel, siis äkki annaksid operatsiooni järgses perioodis selle magamisaseme organiseerida sellele samale korrusele, et tihti peal inimesed käivad öösel vetsus. Et siis ei pea mööda treppi käima öösel. Mis veel kodus? Operatsioonijärgne periood on siis 6 nädalat, ehk see põhiliselt see kalguaeg, mis me mõtleme, millest siis lõikusjärgselt 2 nädalat on kindlasti kõige keerulisem aeg, aga edaspidi läheb kogu aeg natukene kergemaks ja lihtsamaks. Ja muidugi ega trepp ei ole iseenesest keelatud, trepil võib käia, aga see ongi võib-olla algses faasis liiga suur koormus, et sellepärast on mõistlik tõepoolest oma kodu sättida ühele tasapinnale selleks 6 nädalaks, kui on võimalik. Ja arvestada siis seda, et voodist välja tulemine on siis tervele poolele. Et seda ka, et mõelda, et kui lõigatakse vasak pool, siis voodist välja tullakse paremale, kui parem pool, siis voodist välja vasak. Ja nüüd on poes hästi head siuksed libisemiskindlad matid ja kõike praktiliselt, need on päris odavad Jyskis ja kus neid müüakse. Et ka neid võib omal siis sinna duširuumi põrandale maha panna, et ei oleks seda libisemise ohtu nagu. Kõige ohtlikum esimesel 6 nädalal selle kunstliigesega ongi siis igasugused äkilised liigutused ja kukkumised, et neid peab kindlasti vältima. Miks on kukkumiste risk eriti suur? Sellepärast, et operatsiooni käigus on alati verekaotus, teise hemoglobiin langeb ja kohe päris mitukümmend ühikut. Ja te võite juba sellepärast tunda sellist kerget pearinglust, nõrkustunnet. Teiseks või lisaks on see, et te peate tarvitama päris kangeid valuvaikisteid, mille kõrvaltoimeteks on täpselt samamoodi võib-olla pearinglus, sellised tasakaaluhäired, et kõik need kokku annavad küllalt palju suurenenud kukkumise riski, mida siis võiks püüda maksimaalselt maandada eelmainitud tegevustega. Siis saame nüüd edasi vaadata abivahendid. Et mis me soovitame? Kõigepealt soki jalgatõmbaja. Et seal pildi peal on ka näha seal kõige parempoolse minemine pilt on soki jalgatõmbaja. See on oluline eriti tegelikult nende, kes saavad puusaproteesi.
sest tegelikult pärast puusaproteesimist nüüd te ei saa ise oma seda sokki küll jalga tohtida saada. Eriti väga varajases perioodis, et saadakse, aga ei tohiks, et siis on see sokk jalga tõmbaja väga hea variant. Mis soovitan on muretseda haarats, et see on nüüd siin selle alumise rea peal keskmine. Et juhul, kui midagi maha kukub, et siis on selle haaratsiga maru hea võtta, et siis ei pea kummardama. Külmapott kindlasti, et apteegis on müügil ka sellised keelikotid, et te panete sügavkülma ja siis ütleme, et kui hakkab valutama või on tuul, siis panete selle külmapoti peale, panete rätiku sisse, jääd ei pane palju naha peale. Panete rätiku sisse, ta ongi täpselt nii kaua, kuni ta üles sulab. See on selline paras aeg, panete sügavkülma tagasi ja läheb jälle külmaks, et me ei soovita neid raskeid kummikotte, mis on vett täis ja siis need on kivikõvad, et seda me kindlasti ei soovita. Siis osakonnas meil patsiendid käivad kõrge rulaatoriga, et me selle rulaatori küll siia panime, aga meie tahaksime ikkagi, et patsient hakkaks käima karkudega. Sest kui ta meie juurest ära läheb, siis ta saab juhised, kuidas käia karkudega, füsioterapeut käib patsientidega, kõikidega, kellel on teadaolevalt tulemus trepist käimine, läheb kõigiga trepi peal kõndima üles ja alla, et tehakse praktiliselt läbi. Ja siis muidugi need kodused käetoed, millest juba nagu juttu oli, et neid soovitame ja puusa proteesitud patsientidel kindlasti see WC-koti kõrgendus. Et sellega ma nüüd ütleks kohe ära, et me vaatame ka patsiendi pikkust. Et kui patsient on ikkagi seal 1,50 m ja ta ütleb, et ta on WC-kott kõrge, siis seda kotti kõrgendust ei ole mõtet, siis tuleb redel ka võtta. Et just sellised pikemad patsiendid, neil on seda WC-koti kõrgendust vaja. Siis saame edasi oodata. Nii, ja mis siis patsient ees ootab, kui ta haiglasse tuleb? Patsient saabub siis haiglasse 1 päev enne operatsiooni. Isegi kui see juhtub olema pühapäev, siis tuleb ikkagi pühapäeval sisse. Patsient tuleb haiglasse, käib registratuurist läbi ja tuleb osakonda kõigi oma riiete ja asjadega, mitte kuskile ei poeta oma asju, et ei vii haigete riidehoiduriideid. Sest meil on igas palatis on olemas kapid, kuhu lähevad siis patsientide asjad. Et kuna meil patsiendid lähevad ka nädalavahetusel koju, siis ei pruugi neid riideid kätte saada. Haiglasse tulles siis õde võtab patsiendid vereproovid, kontrollitakse naha seisukorda, võetakse uuesti anamnees, kontrollitakse üle. Vajadusel tehakse siis uus EKG, et kui nüüd sellest EKG, mis patsiendi kaasas on, kui sellest, et on tegelikult möödas rohkem kui 1 kuu, siis me teeme uue. Või kui patsiendil on teadaolevalt see südamerütmi häired või mingisugused kardiaalsed haigused, siis me teeme ka teinekord uue. Röntgenpildi teeme kopsudest ja opereeritavatest liigestest, et see nüüd meil on nüüd natukene muutunud, et me püüame need juba eelnevalt ära teha õe vastuvõtus. Kuna on juhtumeid, kui sealt kopsudest leitakse, mis iganes, see ei pea midagi halvasti olema, aga äkki on mingisugune, ma ei tea, ravivaja seisund, et siis jõuab seda hakata ravima enne, kui ta haiglasse tuleb. Me oleme seda nüüd viimased 3 nädalat teinud. Et siin, kui neid on õe vastuvõtus tehtud, et seda siis me haiglasse tuleku päeval enam ei tee. Haiglasse tuleku päeval kindlasti tuleb anestesioloog patsiendiga vestlema ja siis opereeriv kirurg tuleb ka siis enne operatsiooni kindlasti haigega rääkima, see opereerimisele minev liiges märgistatakse patsiendiga koos, öeldakse näiteks, et läheb parem põlv, tehakse sinna märge peale, et patsient näeb, et märge on, kirurg teeb, et ei tekiks mingit segadust mitte kuskil. Mis me veel teeme? Tutvustame patsiendile osakonna kodukorda. Püüame rahustada, et patsiendid on reeglina üsna ärebil. Õnneks, kes õe vastuvõtus on käinud, siis ka seal saab natukene seda pinget maha võtta. Siis kindlasti räägime just sellest ka koju minekust juba, koju haiglasse tuleku päevad räägime edasi liikumisest, et
kuna taastusravikohtadega on kehvasti praegu üldse, kuna Eestis ongi taastusravikohti vähe, siis kõik patsiendid ei saa minna pärast operatsiooni taastusravile, kõik ka ei vaja seda. Siis haiglasse tuleku päeval juba küsime, et mis te plaanite edasi, kas te plaanite operatsiooni järgselt koju minna või peame otsima teile taastusravikoha. Juba siis paneme selle paika. Selle on ka nüüd põhiline asi, millega patsient võiks siis enne lõikust tegeleda, rahulikult läbi mõelda oma turvavõrgustik, mitte karta ka kohalikke sotsiaaltöötajaid. Tänapäeval on sotsiaalteenused väga hästi arenenud. Te ei vaja seda ju igavesti, vaid lühikese perioodi, kui teil võib-olla abi vaja on, et ei maksa nagu häbeneda seda abi selleks perioodiks küsida. Ja ausalt öeldes ikkagi oma koduseinad on need, mis kõige paremini aitavad paraneda ja selle tavalise eluga edasi minna. Et haiglates on ju haiglamikroobid iseenesest, mis samuti pole väga meeldivad asjad. Ja tõepoolest, kui on nagu valikud, siis meie eelistame, kui on näiteks taastusravile vaja saata, on üks koht meile antud ja on puusa ja põlveprotees, siis me eelistame sinna saata põlveproteesi, sest põlveprotees on nagu see operatsioonijärgne taastusravi nagu rohkem olulisem kui puusa puhul. Et puusa puhul võiks seda taastusravi võtta natukene hiljem, et just saada korda oma kõnnimuster ja vaadata, kas selg on otseks läinud. Et puus on üldiselt selles suhtes nagu hea liiges, et see paraneb ka iseenesest, et ega puus palju rohkem ei taha, kui ju kõndida ja oma igapäevaelu jälle edasi elada. Siis vaatame edasi. Nii, siis seda operatsiooniperioodist, me räägime nüüd nii palju, et operatsioonil olles siis mis haiglas toimub, et seda teeme hästi lühidalt praegu. Et operatsioonipäeval viiakse siis patsient kõigepealt ettevalmistusruumi. Operatsioon ise kestab umbes tunnikene, natuke siia-sinna ja siis ärkamisruumis on patsient paar tundi ja siis toome alla osakonda, kus siis patsient on jälgimispalatis kuni järgmise hommikuni, et jälgime vererõhku, valu, südametegevust, saturatsiooni, temperatuuri, vedelikubilanssi, ühesõnaga patsient on intensiivses jälgimisel. Ja seal on kogu aeg olemas õde ja põetaja, kes siis patsiendiga tegelevad. Nüüd järgmisel päeval, kui kõik on hästi, siis patsient tunneb ennast hästi, siis viiakse üldpalatisse. Füsioteraapia hakkab meil peale juba operatsioonipäeva õhtul. Peale operatsiooni umbes kella 5 paiku võetakse juba esimesed patsiendid istuma, et kellel vähegi pea kannab, pearingi ei käi, väga halb ei ole, et siis saab õhtusööki istudes süüa. Ja kes eriti hästi tunnevad, saavad õhtul ka ise vetsu juba kõndida, et intensiivpalatis on ka WC olemas, et saab kõndida sinna tagasi. Rullatoriga, mitte ise, et selle kõrge rullatori. Õde on siis füsioterapeut ja keegi on siis kõrval, päris niimoodi oma peal, et ringi jahuta ikkagi. Ja siis ütleme, et 3. operatsioonijärgsel päeval me lubame haiged koju. Ja kes siis lähevad taastusravisse või kuskile maakonnahaiglasse edasi, siis me oleme lubanud lausa 2. päeval edasi minna. Et kui enesetunne on hea. Ja operatsioonijärgne pilt on korras ja seal on kõik tipp-topp, siis on tähendab meie töö nagu tehtud. Ja tegelikult eeldamegi, et siis patsient peaks meilt aktiivravi koha pealt ära liikuma, et saaks tulla järgmine haiglas. Siis mainime ära ka selle, et haava sidumise kohta haiglas. Et mis patsiendid tihtipeale küsivad, et kas täna ei seotagi. Meil on sellised hästi ägedad plaastrid, mis on sellised nagu käljed, paistavad läbi. Et need on sellised plaastrid, mis pannakse peale haavale steriilses tingimuses operatsioonitoas. Et võivad olla peal kuni 14 päeva isegi. Et kui haavaside on kuiv ja haava on näha, et sealt alt ei aja vedelikku või siis ei puneta ja see side on ilusti kinni, siis seda ei olegi vaja üldse lahti võtta. Et selle võibki ära võtta siis, kui on klambrit eemaldamine. Kui side läheb veriseks või hakkab sealt see roomi jooksma või midagi, et siis me loomulikult vahetame. Ja need on ka sellised plaastrid, millega võib duši alla minna. Neid ei pea üldse maha võtma. Meie kindlad, nad ei tule veega lahti. Et täiesti julgelt võib minna, et isegi patsient koju teine. Mõned lähevad seal sama plaastriga koju, et niisama sellist haava tuulutamist me ei tee.
esimese 24 tunni jooksul me üldse haava nagu ei puutu, et ka juba juhtub, et haav hakkab verd jooksma, veritist välja andma. Esimese 24 tunni jooksul me paneme sinna sidemeid juurde, aga me haava lahti ei võta. Kes nüüd vaatab seda slaidi, siis esimese asjana on kohe sellised väga koledad asjad, et valu ja turse, et ärge kohkuge, et valu on selline asi, mis peale operatsiooni on kindlasti, aga see ongi nüüd meie ja teie vaheline koostöö, et seda valu ei oleks või see oleks selline talutav, et oleks väike. Ja sellepärast on oluline, et teie ei lase oma valu suureks ja meie abistame siis erinevate võtetega, erinevate ravimitega teid. Et me oleme teie jaoks kogu aeg olemas, et seda valu ei pea kartma. Turse koha pealt nii palju, et peale operatsiooni tekib turse nagunii. Et see on kohe päris kindel ja selle turset aitame siis vähendada näiteks külmakottide pealepanekuga. Kui kõnnite, siis see turse läheb suuremaks, ta vajub maa poole. Ja kui lamate, siis see turse läheb väiksemaks. Et kui jalg on rohkem turses, siis see päev võtate nii-öelda rohkem puhkamise aega ja kui jalg võimaldab jälle rohkem liikuda, siis liigute ka rohkem. Et selle tursega peab arvestama, aga turse leevendamiseks, vähendamiseks on olemas erinevad võtted. Haavast sai siin nüüd räägitud. Lamatis ohtlikud piirkonnad. Kui te nüüd lamate, me üritame küll teha nii, et me ei lase teil väga kaua lamada, et sellest me kohe hoolitseme. Aga lamatis ohtlikud piirkonnad on näiteks, võivad olla kannad. Et kui te teete ka voodis harjutusi, siis me soovitame kaasa võtta sellised puuvilased sokid. Et me aitame need teile jalga ja siis te ei hõõru oma kandasid neid harjutusi voodis tehes ära. Aga üldiselt muude lamatiste risk üldiselt on väike, kui te ikkagi olete aktiivne ja proovite pöörata, proovite üles tulla. Et kindlasti niimoodi pikemalt ei maksa lamama jääda voodisse. Üks halb asi on küll, mis on nagu päris sageli patsientidel, kui nad meil haiglas on selle kõrge rulaatoriga käivad, et küünarliidese piirkonnad nahksid nendest kohtadest kipub ära hõõrduma. See on ka, et ennast selle rulaatori peal niimoodi nühitakse, et sinna aitab ikkagi ka, et kui ikkagi see kogu aeg oma nahka kreemitada. See kreemitamine teeb naha tugevaks juba enne haiglaperioodil ja kui ikkagi tunnete, et on natukene siit et on nahkkellaks, võib kohe õele teada anda, et meil on kaitseplaastrid olemas, et saame ikka teid aidata. Siis räägime nüüd ka nendest oma ravimitest, et haiglasse tulles te võtate kindlasti kaasa oma need ravimid, mis te tarvitate igapäevaselt oma põhihaiguste ravimiseks. Vererõhurohud, diabeedirohud, närvisüsteemi, kilpnäärme, mis iganes. Valuvaigistid kaasa võtma ei pea. Neid me anname ise. Aga oma ravimitega nüüd on niimoodi, et mitte ühtegi rohtu ei või võtta ilma, et õde teaks, et te olete selle võtnud. Me ei korja patsientide käest ära ravimeid, kuna patsiendid on meie juures üsna lühikest aega. Patsiente on väga palju ja me arvame, et see ei ole ka mõistlik. Et siis kõikide patsientide ravimid jäävad enda kätte. Iga hommik, lõuna ja õhtu käib õde patsientide juures. Viiakse need regulaarsed valuvaigistid ja siis küsitakse ka üle patsientide nende ravimid ja vaadatakse üle. Näiteks hommikul õde tuleb, mõõdab vererõhku ja siis arutatakse üle, et mis ravimid tema tavapäraselt võtab. Ja siis öeldakse, et täna võite võtta need ja siis paneb ka õde nad kõik kirja. Kui öösel hakkab näiteks valutama või tekib mingisugune tunne palatis, mis iganes hakkab halb või midagi, siis kunagi ei tohi võtta ise oma kotist rohtu. Et siis tuleb märku anda, et nüüd on selline olukord, siis vaadatakse koos ja võetakse, mis siis parajasti vajalik on. Et selline oma ravimid on küll kaasas, aga oma pea ei tohi mitte midagi võtta. Et võib juhtuda, et muidu saab midagi topelt. Või
tekib mingisugune koostoime, kõrvaltoime, mis iganes, et kõik ravimid, ka teie enda omad, mis te võtate, on meil dokumenteeritud. Verenõuravimite puhul on nüüd oluline see, et operatsiooni järgselt on sageli vererõhud päris madalad inimestel. Ja ütleme, et kui tavaliselt patsient on harjunud igapäevaselt verenõurohtu võtma, aga ta võtab nüüd ka operatsiooni järgselt oma selle madala verenõu ajal verenõurohtu, siis see vererõhk langeb veelgi ja võib tekkida päris selline keeruline situatsioon, kus vererõhk läheb väga madalaks ja siis tuleb hakata erinevate ravimitega seda nüüd turgutama ja tõstma. Et sellepärast on oluline, et kindlasti teeme koostööd, teie annate meile teada, meie aitame teid kõiges ja siis on tulemus kõige parem. Ja sama ka unerohtudega, et paljud inimesed ongi harjunud ööseks unerohtu võtma, aga palun ärge võtke neid ise õele ütlemata, et kui te tunnete, et täna õhtul oleks vaja võtta, et õde käib õhtul niikuinii kõik palatid läbi õhtuste ravimitega, siis saab aega nõu pidada ja saab siis arutada, et kui palju ja mida siis täna võtta. Sealt ravimitest lähme üle kohe niimoodi sujuvalt sooletegevuse häirete peale, et need valuvaigistid, mis meie anname, opioidid, võivad tekitada kõhukinnisust. Et on äärmiselt oluline patsiendil jälgida seda, et millal viimati kõht läbi käis. Kas see, et mul ei ole nüüd 2 päeva kõht läbi käinud, on minu jaoks probleem või ei ole? Kas ma tunnen ennast juba halvasti, kui ei ole 2 päeva käinud või on minu jaoks see täiesti normaalne? Et kuna see sooletegevus on pärsitud, siis võib asi minna päris hulluks välja. Seda ei taha mitte keegi, et tekib soolesulgus. Et me küll anname esimesel operatsiooni järgsel päeval kõigile Dufaaki, see ei ole lahtisti, aga see aitab hoida selle kõhutegevuse natukenegi normi piires. Et siis tuleb hästi jälgida, et mis kõht teeb, et samamoodi on ka selle lahtisusega, et osad ravimid panevad inimestel kõhu lahti, et siis tuleb ka kindlasti öelda, et igasugusele sooletegevuse häirele tuleb kohe reageerida ja kohe tuleb öelda, et kannatada ei tohi. Ei tasu ka mõelda, et ma lähen koju küll, ma siis vaatan. Oleme kuulnud juhtumeid, kui kodus ka ei lahene tegelikult see probleem, et siis tuleb uuesti haiglasse minna. Et kindlasti just selle kõhu asjad on sellised, mis patsient peab ütlema, et ühed küll küsivad, aga teinekord ei jõua infoväine, kes siis saaks aidata. Mis on teinekord mureks patsientide peale operatsiooni, et kurdetakse jalgade erinevat pikkust. Et meie ortopeedid on asja seletanud niimoodi, et kuna vaagen on selle enne operatsiooni, inimene käib, vaagen vajub viltu, sest üks liiges on eeldatavasti rohkem ära kulunud kui teine. Siis pannakse see protees sinna, nüüd on jalad ühepikkused ja nüüd tundubki, et nüüd ongi jama majas, sellepärast et üks jalg on pikem kui teine. Tegelikult võtab aega enne, kui see vaagen sinna õigesse seisu tagasi läheb, et öeldakse ka, et tuleb anda aega, et kõige lõplikuma vastuse saab kontrollpildil, siis olenevalt kas siis 2, 3 või 6 kuud pärast operatsiooni, millal ortopeed kutsub sinna enda korduvasse vastuvõttu. Aga sellist tunnet võib olla, aga ei tasu väga ära ehmatada kohe, et tuleb tähelepanu pöörata, tuleb öelda kindlasti. Ja ju siis kirurg ütleb, et kas need jalad ikkagi nüüd seal opilaua peal said ühepikkuseks või said erinevaks. Et reeglina nad said ikkagi ühepikkuseks ja lihtsalt tuleb anda aega veidikene. Aga muidugi võib olla küll juhus, et ongi jalgadel erinev pikkus, kui ka teine pool näiteks on kulunud. Siis saavadki need jalad ühepikkuseks siis, kui ka teine pool saab tehtud. Et võib ka sellist juhust olla. Ja võib ka olla tõepoolest, et näiteks põlveliiges endoproteesimisel, kui see protees pannakse, et ka selle puhul jääbki jalg natuke pikem, aga seda kõike kindlasti ortopeed teile räägib ja seletab ja sellel on lahendused olemas tänapäeval taldade näol ja kõik on nagu võimalik. Et aga see on ikkagi väiksem mure kui see, et teil see haige liiges kogu aeg liiga teeb. See ongi, et tuleb rääkida, kohe öelda, kui mingi mure on.
siis räägime natukene haavast, et nagu me ütlesime, siis haava me seome ainult vajadusel. Kui nüüd patsient läheb koju, siis on täpselt sama jutt, et kodus haavaravi patsient endal ise ei tee. Haava seotaksegi ainult vajadusel, kui peaks hakkama haav märguma või siis tuleb side, jääb püksi taha kinni või kuskil tulebki lahti, ainult siis. Haav paraneb 2 nädalat. Haavaplambrid eemaldatakse 14. prostatapäeval. Nüüd pannakse haavadele plambrid. Ümbrusei pannakse üliharva. Aga jälle kunagi ei tea, et võib-olla nii ümbrus või klamber vahet ei ole, ikkagi ta on 2 nädalat. Et see vidin siin pildi peal ongi siis haavaplambri eemaldaja, millega siis need klambrid pärast ära võetakse. Ja pärast klambri eemaldamist peaks siis plaaster olema peal 24 tundi. Ja kui plaaster on kuiv, haava paraneb, siis edaspidi siduma ei vaja. Siduma ei pea enam. Siis haavaravi toodetena kasutame siis meie plaastreid, siis on Opsite on see äge kärgplaaster, mis me paneme. Ja haavapattisid kasutame ka, kui on niisugused rohked eritised haavast. Siis mida kindlasti me ei pane haaval on kutasept, et vanasti pandi kutasepti, enam sellist asja me ei tee. Puhastame haava protoson lausega, paneme peale teinekord haavakeeli. Lavaniidiga saab puhastada ja saab ka okteniseptiga puhastada. Et kui te nüüd kodus peaksite mingil põhjusel, kodus ka kutaseptiga ei puhasta. Alkoholilausega lihtsalt pärsti taab jah ei puhastata. Esiteks on ta kibe ja teiseks ta tabab kudet. Et seda juba apteegis ka teatakse, et kui kodus on vaja ikkagi haava siduda, puhast opihaava, siis selleks on enamalt ikkagi apteek soovitab prantsuse lagust. Et sellega saab ka loputada seda, et see päris hästi teeb puhtaks. Ja haava ümbrust peab jälgima kindlasti, et ka kodus võite jälgida, et mitte ei kisu seda plaastrit lahti, aga vaatate siis kas või seda plaastri ümbrust, et just turset, et eritist ei tule sinna haava sidemesse, punetust. Ja selle haavaga ongi niimoodi, et kui nüüd kodus juhtub, et sealt hakkab väga palju tulema, kas siis veresegust eritist või kollast hakata tulema siukse roosset vedelikku. Kui haав läheb punetama või kuumama see ümbrus kõik, siis on mõistlik pöörduda, et pereõde tuleks vaataks üle selle haava ja kui tema ka rahulest tuleks ikkagi meile näitama tulla. Meie osakonna õeposti numbrile võib alati helistada. Et õed on olemas, oskavad vastata ja kui ei oska vastata, siis otsivad arsti, kes siis vastab, et oleme saanud ja teinekord oleme ka kutsunud kohale täitsa, et tulge osakonda näitama, kui tõesti mure suur ja päris täpselt aru ei saa. Et siis oleme ka niimoodi teinud, et oleme kutsunud, et tulge näitama, et teeme sidumise, kanname korralikult sisse. Need sidumised, et need lähevad ka digilukku pärast, et millele siis saab ka perearst saab ligi, et saab ka jälgida, kus patsiendiga on tehtud. Aga igal juhul, kui tundub, et see opihaав näiteks on punnis või et seal nagu oleks haavas midagi, siis seda nagu ikkagi lahti teha ei tohi. Ei tohi sinna mingeid klemme sisse ajada, ei tohi seda iseseisvalt nagu punkteerida. Et kui on vaja pigem siis ikkagi tulla meile näitama, sest päris palju pahandusi on tulnud sellest, et on tehtud nagu ise tegevus selle värske opihaavaga. Treneerida näiteks seda haava ei tohi, et sageli krooniliste haavandite puhul, eks ju, kui tekib mingisugune haavaturse, siis tehakse nagu haav lahti, lükatakse sinna kuumitreen sisse, et las kõik veri jookseb välja, siis võt nende endoproteesi haavade puhul sihukest nalja teha ei tohi. Et kui on turses, siis on turses, see turse läheb ise ära, ütleme selle võimlemise või millegagi ja kui ta ikkagi väga segab, siis tuleb pöörduda ikkagi ortopeedi juurde tagasi. Siis äkki räägime ka tursest natukene, et mis on meie patsientide väga suur probleem, mille pärast me kõige rohkem kõnesid saame tegelikult pärast operatsiooni. Ja see on sellepärast just kõige suurem mure, et tegelikult selles haiglaperioodis, kui ta meie juures olete, see 3-4 päeva, see turse veel ei ilmne. Ta tulebki teil kodus ja siis te oletegi sellega hädas. Saate rohkem liikuma ja lähebki jalg paiste ja siis on jama. Jama ja siis minnakse paanikasse, aga ei tasu. Opereeritud jalg võib olla paistes kuni 2 kuud. Mõnel juhul öeldakse, et isegi kuni 6 kuud.
võib see jalg olla suurem kui teine jalg. kui teine ja ei tasu üldse minna paanikasse. Tursele tuleb aga ikkagi tähelepanu pöörata. Et sellele ei tasu väga kergekäeliselt sellesse suhtuda. Et tähtis ongi seda paistetust siis vähendada. Et selleks on siis erinevaid võimalusi, et tõstate jala kõrgemale, et kui näiteks vaatate televiisorit diivani peal, et siis ei istu mitte niimoodi jalad üle diivani ära, vaid tõstategi jalad näiteks diivani peale. Või siis kui pikutate, loete raamatut, panete padjajala alla, et jalg on kõrgemal, et see aitab turset vähendada, külm aitab kindlasti vähendada. Jah, mõtlesin ongi. Tõstate südamest kõrgemale ja siis vedelik liigub ära. Siis seda külmakotte, siis nagu me enne rääkisime, et võib siis kasutada, et võtate sealt sügavkülmast selle keelikoti, keelijääkotti, panete rätiku sisse, ei pane palja naha peale seda kotti, et kunagi jääd ei panda vastu paljast nahka. Hoiate nii kaua, kuni üles sulab ja siis panete sügavkülma tagasi ja lasete siis puhata jala. Ja siis jää ja jala kõrgel hoidmist kasutada siis nii tihti kui võimalik. Ja kui paistetus suureneb, siis tuleb sellele tähelepanu pöörata, et seal paistetusel võivad olla ka teistsugused põhjused, et see tavaline turse, aga äkki on mingisugune probleem tekkinud seal. Siis toolil istudes tõstame selle jala vähemalt puusaga samal kõrgusele. Rääkisime. Ja muidugi, kui jalg on kõrgemal, siis alati aitab ikkagi see veenipumbaharjutus, mida füsioterapeut teile õpetab, labajala liigutamine, siis et varbad enda poole, siis jälle endast kaugemale. Et igal juhul on väga hea, kui selles turses jalas korralikult vereringe ringi käib, sest see toob seda turses kohe vedelikku sealt ära. Siis vist seal rohkem slaide ei olegi. Vaatame edasi. Koju siirdumiseelselt. Kõik väljasid rohkem. Nii, koju siirdumiseelselt siis vaatamegi üle haava. Kindlasti võetakse uued vereproovid enne koju minekut. Ühesõnaga haiglas neid vereproovi võtmise päris palju. Haiglasse tuleku päeval, esimene postoppäev ja siis kas teine või kolmas postoppäev. Et enne koju minekut me ikkagi vaatame, et hemoglobiin oleks selline, et patsient julgema koju saata. Oleks hästi. Valuvaigistite annused peaksid olema vähenenud, et me ikkagi vaatame, kas patsient saab oma valuga hakkama nii, et ta ei pea liiga palju lisaks valuvaigisteid võtma. Patsient peab ennast hästi tundma. Ja enne koju minekut me püüame siis patsientide hirmuga vähendada, et neid juhendada, kuidas seal kodus ikkagi veel hakkama saada, et vaatame, et patsient saaks liikuma. Et seda kodus toimetulekut me loomulikult räägime ka enne, kui te tulete operatsioonile. Meil on olemas sellised vahvad raamatukomised. On põlveliigese endoproteesimine ja puusaliigese endoproteesimine. Kui te olete nüüd kasutada arvutit ka, siis kui te guugeldate sõna põlveliigese endoproteesimine ja puusaliigese endoproteesimine, te saate täpselt sama materjali kätte ka veebi kaudu. Aga me anname teile füüsiliselt need raamatukesed kindlasti ka õe vastuvõtus kätte. Ja sealt te saate siis täpselt detailselt lugeda. Me oleme üritanud puudutada kõiki vajalikke aspekte, mis seonduvad igapäevaeluga, et te saaksite nagu põhjaliku ettevalmistuse. Siis on kukkumise oht. Sellest me rääkisime. Sellest me rääkisime, et sellest ma võin üle minna. Siis millele nüüd tuleb, ühesõnaga, kui te hakkate nüüd mõtlema, et seda kojumineku eeselt, tähendab enne haiguse tulekut lausa, kuidas peale operatsiooni kodus, mis saab? Sotsiaaltöötajast me rääkisime, taastusravist rääkisime, aga mõelge ka selle peale, et kas teil on kodus kedagi, kes käiks abis, tooks süüa poest. Kindlasti ei ole teil vaja kodus hooldajat,
kes 24/7 jääb eest hooldavaks. samuti teid julgustaks. See kindlasti on abiks, kui on keegi, et on sotsiaaltöötajast abi ja olen kokku puutunud, et tegelikult kohalik omavalitsuse sotsiaaltöötajad, see võrgustik tegelikult päris hästi toimib. Üldse ei tasu karta nende abi paluda. Oleme saanud täitsa abi sealt kaudu meile. Siis ma arvan, et võime edasi minna. Ja siis on, et mis pärast puusa operatsiooni on hästi oluline, režiimi jälgimine, põlli kokku ei pane. Siin on nüüd hästi välja toodud, et külje peal magades siis tuleb edaspidi hakata hoidma patja jalge vahel, et padi peab olema siis nii suur, et ta ulatub põlvedest kuni hüppeliigeseni. Ja padi peab olema küllaltki tugev, et kui ta paned jalad kokku, siis põlved ei vajused läbi, et see kõhke sulepäris padi ei sobi. Siis jalgu niimoodi risti üle ühe panna ei tohi. Kuidas seal niimoodi pool istubki, niimoodi sellist lugemist, nagu seal esimese pilt, parempoolse pildi peal, seda teha ei tohi. Et jalad ikkagi hoiame sirgu, et ka pikali olles seda nurka tuleb siis hoida, et selle kere ja jalgade vahel on vähemalt 90 kraadi. Täpselt samamoodi kükitada ei tohi, kummardamisel peate vaatama, kui sügavale kummardate, et ei tohi lõputult kummardada. Et see nurga jälgi on hästi oluline, muidu kipub see protees välja tulema ja kui ükskord välja tuleb, siis võib juhtuda, et hakkabki käima ja selgub sellega, et on vaja kordusoperatsiooni sinna. Aga see režiimi jälgimine on ikkagi mõeldud see postoperatiivne periood ehk siis see 6 nädalat. On kõige olulisem. Edaspidi juba teie keha ise ütleb teile, kui palju te midagi teha võite. Et see nüüd päris nii ei ole, et mitte kunagi enam jalga üle põlve ei saa, mitte kunagi enam kükitada ei saa, mitte kunagi enam põlvi olla ei saa. Et need on kõik hästi individuaalsed, kuidas see protees teie sees paraneb, kuidas ta selle omaks võtab, kuidas teie selle omaks võtate. Aga just, et kõik see, mis siin raamatutes on kirjas, puudutab ikkagi seda operatsiooni järgset perioodi, seda paranemist. Et tegelikult oleks mõistlik ikkagi, mida kauem suudate režiimi pidada, seda parem, aga elu ju näitab, et kui kõik on juba hästi, siis kõik ununeb. Ja tegelikult ju kõik elavad oma tavapärast elu edasi ja elu näitabki, et ega nende proteeside pärast ei jää ju kellelgi põldud tegemata, ei jää kellelgi metsas marju käimata, et kõik asjad saavad tehtud, aga lihtsalt alguses tuleb korralikult režiimi pidada. Mõistlik oleks muidugi kuni selle operatsiooni järgse ortopeedi visiidi. See oleks nagu kõige mõistlikum, aga see 6 nädalat kindlasti. Siis põlvejärgselt, põlveendoproteesimise järgselt on siis oluline võimlemine. Et siin ka see, miks me eelistame seda taastusravit. Põlv tuleb siis võimelda käima ilusti, et põlv ei tohi kindlasti hoida kogu aeg sirgelt, sest siis ta jääbki sirgeks. Põlvega haiglasse tulles füsioterapeut näitab harjutused ette ja siis, kui ta tuleb tõe vastuvõtule, siis antakse raamat, kus tegelikult on juba need võimlemise harjutused olemas, et neid võite juba enne operatsiooni hakata harjutama. Et siis haiglasse tulles ei ole väga üllatus. Siis on juba harjutused selged ja siis saab usinalt teha. Et see võimlemine on hästi oluline põlveoperatsiooni järgselt. Siis vaatame edasi. Siis teeme siia ka mõned pildid, et mis harjutusi võiks siis teha, et need on samast raamatust võetud pildid ja samad harjutused, mida siis, et võib teha siis just sellised põlve painutamise püsti seistes, pikali olles, istudes, et neid võib teha. Siis on edasi nii ja siis harjutuste eesmärk ongi leevendada valu, parandada liigese liikuvust vähemalt 2 korda päevas, 8–10 kordust, aga tuleb olla selles suhtes nagu kuulata oma keha, et ikkagi kui ei saa teha, siis punnitada ei tasu, kui on ikkagi valus, siis läbi valu ei tee, et järgmine kord võtate valuvaigistit ette ja siis tuleb võimlemine paremini välja.
ja mis patsiendid meie käest tihtipeale küsivad massaaži kohta, et värskes postoperaatiivses perioodis ei ole massaaž näidustatud, et massaaži ei lähe. Seda ei tohi teha. Trombemboolia risk võib olla suurenenud, et operatsiooni järgselt võib olla selliseid trombimasse tekkinud alajäsemetesse, aga seni, kuni need seal on rahulikult kinni, organism lagundab nad ise ära, aga kui nüüd hakata masseerima neid jalgu niimoodi väga kõvasti ja põhjalikult, siis võib lükata liikuma need trombimassid ja võib tekkida kopsuarteri trombemboolia, sellepärast see massaaž kohe alguses ei ole näidustatud, pluss lisaks ütleme, see opereeritud piirkond on ka turses ja valulik ja tugevalt survetav andada, siis on see veel valus. See on ikka see 6 nädalat, see karguaeg põhiliselt. Ja see periood tegelikult on ka pärast endoprotoisimist, kus võiks rohkem pikutada ja kõndida kui istuda. Et istumine on maksimaalselt 20 minutit, siis tuleb minna kas kõndima või visata pikali. Ja just on põhipõhjus see, et suured veresooned oleksid vabad, et kogu vereringe korralikult käiks ringi. Siis hügieen. Kindlasti operatsiooni järgselt ei tohi ära unustada, et võib pesemas käia. Eriti käed, suu, intiimhügieen, hügieeni eest tegelikult tuleb hästi hoolitseda. Mis on mure patsientidel, kellel on pidamatus. Pidamatus ja sellega seoses see halb intiimhügieen suurendab urainfektsioonide ohtu, võib tekkida põiepõletik. Ja seal põiel peab täpselt samamoodi võib see bakter otsajoones sinu proteesi peale rännata ja tekkida põletikku, seda me ei taha. Duši alla võib minna nii haavaplaastriga kui ka ilma. Puhas vesi ei tee tegelikult haaval mitte midagi halba. See puhas vesi võib üle haava joosta, et seda svambiga ega millegagi ei nühi, šampooni, dušikeeli, seepi peale ei pane. Et puhas vesi võib üle haava joosta. Võib ikka see šampoonine vesi ka minna, aga ekstra sinna ei pane. Et kui pea ära, kus sa siis saad, ikka jookseb sul mööda, seda ei maksa karta. Et hirmsasti hoidma, et pea panen siia kuidagi pesen. Aga et spetsiaalselt haavale midagi ei pane. Ja lõpus lasete lihtsalt puhta veega haava üle, nagu dušet välja tuleb. Ja sauna ja vanni siis 3-4 nädalat ei lähe. Jälle see kukkumise ja libisemise oht ja saunas muidugi ka kuumus. Ja saunakuumus, et eriti kui teil on see hemoglobiin on langenud, vererõhud on madalamad, siis see saunakuumus ju laiendab teil keha veresooni ja see vererõhk läheb teil veelgi madalamaks, mis suurendab siis sellist minestuse ja kukkumise ohtu. Et see on kindlasti üks põhjus. Mis on siis paranemist takistavad tegurid? Patsientide koostöövõime puudus, et teinekord on patsiendid, see ei ole üldse pahas mõttes. Teinekord ongi patsiendid väga ärevil, väga kartlikud, väga tahavad hoida ennast, et ei julge üldse liigutada ennast. See takistab tegelikult seda valu. Mis oli, nagu me alguses rääkisime, et hästi oluline on just koostöö õe ja patsiendi vahel, et tuleb öelda kodus ka, kui te olete kodus ja hakkab valutama, võtke valu õigesti. Et valu ei tasu kannatada, et ongi see takistabki paranemist, kui kogu aeg valutab, liigutada ei saa, kõik on halvasti, et läheb meeleolu halvaks ja läheb kõik halvaks. Kaasuvatest haigustest diabeet on kindlasti, mis on selline infektsiooni riskifaktor või natukene haavad paranevad natukene kehvemini. Reumatoidartriidi haigete puhul on see, kellel on reumatoidartriid, peavad vihukene on nende nahk. Nende puhul on ka see haava paranemine niisugune kehvakene. Saab hakkama, aga natuke raskem. Mis kindlasti ka liiga abivalmid lähedased. Me oleme näinud, et lähedased peavad ka andma siis sellele teisitud patsiendile ka natuke
vabamaid käsi, et kindlasti kõik tahavad olla hästi abivalmid ja aidata ja kõik, aga laske tegutseda teinekord. jah, ja see proteesitud haige nüüd, kui ta läheb ka 3. või 4. päeval koju, siis selles mõttes, et ei ole nii, et läheb voodisse ja pikali ütled seal nüüd, et ma olen haige ja palun teenindage mind. Et tegelikult ikkagi kõik oma toimetused peab saama ise ära tehtud, et kui tahad voodihaige olla, siis ei ole mõtet proteesi panna. Et oluline, et proteesi eesmärk ongi, et saaks liikuma, toimetama, kvaliteet läheks paremaks. Ja kui osad ravimid siis võivad parandamist takistada. Mis on edasi? Siis ravimitest ja toidulisanditest räägime nii palju, et mis siis enda proteesimisega kaasnevad, et perearsti poolt määratud see raviskeem siis jätkub ka kodus, eks ju. Valuvaigistid, rahustid, uinutid, mida ei tohi ära jätta, on igasugused psühhiaatrilised ravimid. Seda tuleb jälgida ka haiglasse tulles. Ei tohi varjuta, et neid võetakse ära, neid võetakse kogu operatsiooni haiglas viibimise periood, aga seda peab ütlema. Et me seda võtame, D-vitamiini võtta, verevedeldajaid, mis te võtate, nendest tuleb teavitada. Et need, mis on teil kellegi arsti poolt välja kirjutatud, seda me leiame ka ise üles. Aga on patsiente, ja on inimesi, kes mingil põhjusel võtavad ise kuskil saadud või näiteks on käsimüügiravim. Et nendest tuleb öelda, et ma võtan seda või seda, sest teatud ravimid tuleb enne operatsiooni ära jätta, osasid me jätkame mõned päevad hiljem, osasid ei jätkata, et kõikidest ravimitest ja toidulisanditest, mida te tarvitate, ka ma ei tea, näiteks punase riisi ekstrakti, mis on väga populaarne. Et ka seda tuleb näidata, me paneme kirja, et kuna ravimkoormus on haiglas niikuinii väga suur, siis me vaatame üsna kriitiliselt üle, et mida me haiglas võtame oma ravimitest ja mida siis võiks esialgu ära jätta. Selle verevedeldamisravimiga on veel nii, et seda te nagunii saate kuu aega pärast lõikust, et siin eelnevalt oli juttu nendest trombidest just, et neid ära hoida. Et kui teil nüüd südamehaiguse pärast on juba kardioloogi poolt mingi verevedeldaja peale pandud, siis see vaadatakse siin haiglaperioodil üle, kas te jätkate sellega kodus või siis jätkate selle verevedeldajaga, mis siin haiglaperioodis oli. Et aga seda kõike me teile räägime ja õpetame, et muretsema ei pea. Aga oluline on ka, et mitte üle võtta, et mitte nii, et lähete koju näiteks, ikkagi meie poolt on määratud teil üks verevedeldaja ja siis te arvate, et võtate enda oma juurde, et kindlasti ei tohi topelt võtta või kui on vaja võtta, et siis see on ikkagi väga selgelt läbi räägitud, et need verevedeldajad on inimestele väga palju peale pandud ja nendega üha rohkem hakkab seda segadust natukene tulema. Ja siis me vist olemegi lõpule jõudnud. Nüüd ootame teiepoolseid küsimusi või tähelepanekuid. Vaatame pärast chati on midagi tulnud. Hetkel siin chati kirjutatud ühtegi küsimust ei ole. Aga kas kellelgi on küsimusi tekkinud täiendavalt? Kui pikk on järjekord? Kas ma siis saan aru endoproteesimise järjekord? On praegu keskeltläbi 2 aastat. 2-3 aastat. See, kuidas patsient jõuab siia operatsioonile, oleneb sellest, mis saab tema nii-öelda skooriks. Et ta käib ortopeedi vastuvõtul, seal hinnatakse selle liigese seisukorda. Ortopeed paneb kogu sellele komplektile, mis siis patsiendi sotsiaalne taust, seal on liigese seisukord, kõik pannakse skoor ja kõik tehakse skoor ja selle alusel pannakse patsient järjekorda. Need, kellel on see skoor väiksem, liigese kulumise staadium on väiksem, nemad on tõepoolest natukene kauem järjekorras. Need, kellel on asi ülikriitiline, need saavad kiiremini, need tõepoolest ei pea 2-3 aastat järjekorras olema.
julgustan, ühesõnaga, kui on patsiente, kes on olnud järjekorras mingil põhjusel üle 2 aasta. üle 2 aasta, julgustan helistama meie osakonna sekretärile. Need numbrid on kõik olemas ka kliinikumi kodulehel. Küsida üle, et kui kaugel on minu järjekord. Kui järjekorras olles ikkagi seisund läheb kogu aeg hullemaks, siis tuleb pöörduda ortopeedile uuesti. Tuleb ikkagi ennast meelde tuletada. Kui seal vaikselt kannatlikult ootate, siis võibki olla, et ootate oma 2 aastat täis ja siis, kui jõuate meile, siis ütlebki ortopeed, aga kus te olite? See liigese kulumine on jah selline, et mõne valutab hullu pööra juba päris varakult. Mõnel patsiendil on 4. staadium, tal praktiliselt ei valuta lonkab küll, aga elada saab ja kes see operatsioon ikkagi väga vabatahtlikult tahab. Et kindlasti jah, et kui te olete tunnete, et ei saa elada, siis tuleb uuesti minna vastuvõtule või olete väga kaua järjekorras, siis kindlasti sekretäri ühendust võtta küsida, et ega ei ole ära unustatud või millal on minu järjekord. Mina küll soovitan ühendust võtta. Siin see küsija siis täiendab oma küsimust, kes kelda või helistada ortopeedi osakonda? Kui ta helistab sekretärile, siis sekretär on tööl 8-4. Kui ta sekretäri helistamisel palun kannatust, teda tabada on üsna raske, see telefon on pidevalt kinni. Kõnesid tuleb palju. Helistage uuesti, üks päev ei saa kätte, helistage järgmine päev uuesti. Kui nüüd te tahate õele helistada, õed on tööl meil 24/7. Et võite helistada. Aga õed ei vasta teil sellele küsimusele, kui kaugel on teie järjekord ja operatsioonile saamise osas õed suunavad teid ikkagi selle sekretäri poole. Aga operatsiooni järgselt või siis enne operatsiooni tuleb, kui tahate täpsustada. Mingeid detaile näiteks. Siis õeposti võib alati helistada. Seal on keegi kogu aeg olemas, kes vastu võtab. Siin üks küsimus on veel tulnud, et kui palju peab olema aega möödas viimasest põletikust või antibiootikumi võtmist enne operatsiooni? See jälle sõltub, mis põletik on just ka. Et suured põletikud ikkagi me tahaksime, et see põletiku näitaja oleks normi läinud ja see ei oleks kohe võetud siis vahetult pärast antibiootikumravi lõppemist, vaid antibiootikumravi on lõppenud. Vähemalt nädal on haige olnud ilma põletikulohuta, siis tehakse uus vereproov ja kui see on normi piires ja sõltub ka ju, mis põletik oli. Seal on jah kriteeriumid on täitsa niimoodi, et ka operatsioonidest peab aeg olema möödas. Mis on hästi oluline ja hästi tihe on see, et kui näiteks on hamba tõmbamine olnud, siis hamba tõmbamisest peab olema vähemalt 4 nädalat möödas. Et see on üsna sage küsimus patsientide puhul, et kuna enne operatsiooni tuleb suu uuesti korda teha. Teinekord tuleb ka hambaid välja võtta. Ja kui ka mingi visioperatsioon on samamoodi tegelikult 6 aega. Vähemalt olema sellest möödas, inimelusest aastat. 6 aega. Ja ka need põlvesüstid, liigesesüstid, kui tehakse, siis seal sõltub samamoodi. Et kui on hormoonsüst, tuleb kauem oodata. Kui on see lihtsalt tuimestussüst, saab muuten proteesi panna. Et kõik need on nagu hästi individuaalne. Samuti vertiivses eas naised näiteks, kui on ikkagi päevad, me ei saa opereerida. Nende keemipillidega on ka, et need tuleb ära jätta. Kuna need suurendavad trombiriski, siis need tuleb ära jätta enne operatsiooni. Aga siis loomulikult tuleb naistele arvestada rasestumise võimalusega, kui te jätate oma antimeedipillid ära ja te peate kindlasti kasutama mingisuguseid teisi kaitsevahendeid. Et ajal kindlasti seda operatsiooni ei tehta. Kas kellelgi on veel küsimus? Keegi korraks tõstis käe, aga pani selle hästi kiiresti alla ka tagasi.
kui kellelgi küsimusi ei ole, siis mina küsiks küll ühe küsimuse, et siin alguses te rääkisite, et perearst peab tegema analüüsid ja siis ta tuleb haiglasse, see patsient, ja siin tehakse uuesti analüüsid. See nüüd ongi sellepärast, et selleks, et patsient tuleks üldse operatsioonile, tegelikult peaks ju perearst iga aasta kontrollima oma patsiendi tervislikku seisukohta. Kuna meile tulevad reeglina üsna eakad, meie osakonnas patsiendide keskmine vanus on üle 70, siis tegelikult nad võiksid ju korra aastas niikuinii käia perearsti juures. Siis selleks, et vältida seda, et haige tuleb meie juurde ja siis meie avastame, et tal on näiteks seesama põletikunäite kõrge, siis perearst kontrollib oma patsiendi tervist, teeb tema vereproovid, EKG kõige elementaarsemad asjad. Ja kui tema tunnistab patsiendi terveks, siis tema lubab patsiendi plaanilisele operatsioonile. Ja siis haige tulebki õe juurde, kes siis kontrollib omakorda kõik ära, räägibki sellest, mis meie siin täna rääkisime, räägib seda patsiendile, vaadatakse koos üle, mida haiglasse kaasa võtta. Et siin ongi need perearsti asjadega, need ei pea olema vahetult enne lõikust tehtud, et kui nagu perearst ütleb võib-olla patsiendile, et see on mõttetu raha raiskamine. Ta võibki oma patsiendi 3 kuud ennem ära kontrollida. Kui patsiendil selle perioodi jooksul, mis nüüd perearst teda vaadanud on ja õe vastuvõttu tuleb selle vaheses, midagi ägedat olnud ei olnud, ägedat põletiku terviseseisundi muutust, võib tulla need samad analüüsidega. Noorel inimesel hõlmab isegi võib-olla pool aastat vallaga analüüsid, kui ta on olnud kõik see aeg terviseseisundil stabiilne, ainult see liigesed. Aga muidugi, kui vahepeal tuleb mingi äge haigus, siis loomulikult peab perearst jälle uuesti vaatama. Ja lisaks sellele kõrgele põletiku näitajatele, mis me sageli leiame ikkagi, et mis on vanainimestel, on põhiprobleem meil ikkagi see, et nad on hemoglobiinina madal. Et millest see on, me ei tea, aga väga sageli ja muidugi ka viimasel ajal, kuna tõesti toitumised on paigast ära, oleme ka väga palju avastanud veresuhkru kõikumisi. Et varjatud veresuhkrudiabeet kulgeb niimoodi, et patsient ise ei teagi, et on haigeks jäänud. Jah, perearsti visiit on sellepärast oluline, et kontrollitakse üle, et ega ei ole mingisuguseid selliseid kroonilisi haigusi patsiendil tekkinud ja olemasolevad kroonilised haigused oleksid kontrolli all. Sellepärast, et operatsiooni käigus ikkagi seda keha nii palju inimesel häiritakse, et kõik need kroonilised asjad võivad minna kontrolli alt välja. Et nagunii veresuhkrud, kellel on diabeet, tõusevad peale operatsiooni, seda me jälgime kindlasti, mõõdame teed veresuhkrud ja nii edasi, et neid seisundeid on päris palju. Aga need kroonilised seisundid just peavad olema kontrolli all enne operatsiooni ja selleks ongi vajalik see teie perearst, kes teie tervise üle. Ja meestel sageli tegelikult on ikkagi südameprobleemid. Et nüüd oleks süda just tervise mõttes haiged, pole ju käinud kontrollil, vererõhud on kõrged, pulsid kiired. Et mis tulevad ka niimoodi siin õe vastuvõtus välja või ongi vahetult perearst avastanud enne õe vastuvõttu, aga siis ikkagi patsient igaks juhuks tuleb, et äkki saab lõikusele, aga tegemist on plaanilise lõikusega ei saa, kui me seda korrastame. Peavad olema kõik ilusti kontrolle. Kuidas see patsient siis teadmisanalüüsi perearst võtma peab? Perearst peab seda ise teadma ja see on ju riiklikult kokku lepitud, kuidas perearst valmistab plaaniliseks lõikuseks haiget ette. Ma nüüd siis vaatan, et selle chati on ka 2 küsimust tekkinud, et esimene küsimus on kohe, kui palju on tüsistunud puusaliiguse endoproteesimist ja kui palju siis seda süvendust sinna juurde on? Meie võime selles mõttes rõõmustada, et üldiselt meie osakonnas keegi ei sure. Aga muidugi haiged surevad, selge see, surm on elu loomulik osa, aga nad surevad kuskil mujal. Et kui peaks, seda muidugi üldiselt on harva. Meilt ikkagi haige liigub ära suhteliselt heas seisundis, läheb mingi mujale, kui seal seisund allaneb, siis ta meile tagasi jõua sureb. Aga ütleme, tüsistunud juhte on 1% ja see on üle Eesti. See on üle maailma. Selles mõttes, et ütleme, et võib kuskil seal, oleneb sellest tüsistusest, et tüsistusi on ka erinevaid, eks ju, mida te mõtlete tüsistuse all? Et näiteks infektsioonide esinemissagedus on üle maailma kuskil 0,7 kuni 1% näiteks.
puusaliigesed, kui on puusaliigese operatsiooni järgselt, võib liigesest või sellest napast välja tulla, nagu lukseeruda või koha pealt ära liikuda. Need on ka väga harvad, et üldiselt ikkagi sellest operatsioonist saadav kasu on kõvasti suurem kui need eeldatavad riskid ja sellepärast ongi kõik see perearsti operatsioonieelne tervisekontroll patsiendile, õe iseseisev vastuvõtt, kõik need on selle eesmärgiga, et neid riske viia miinimumi. Et risk ei saa mitte kunagi viia täiesti nullini kõiki riske, see ei ole lihtsalt võimalik. Aga me oleme viinud riskid miinimumini, võin väita. Siin nüüd siis järgmine küsimus tuleb kohe, et kas 15 000 sammu päevas kõndides kulub vahetatud liiges kiiremini kui kõndides näiteks 3000 sammu? Seda ei saa päris niimoodi võtta, et liikumine on kindlasti väga oluline ja mida parem on teie üldfüüsiline seisund, seda parem on, et pigem on suur kehakaal see, mis kulutab seda liigest rohkem kui see nii-öelda spordi tegemine või sportlik inimene. Loomulikult on teatavaid tegevusi, ma mõtlen just spordi osas, mis ei ole nagu võib-olla päris head peale endoproteesimist, näiteks igasugused põrutused ja hüpped ja sellised asjad. Aga üldiselt, mida parem on teie füüsiline seisund, seda parem on. Et pigem on just see vähesest liikumisest tulnud suur kehakaal see, mis kulutab liigest rohkem. Ja väga palju tehakse selliseid uuringuid ka, et kui inimene tegelikult suudaks selle liigesvaluga, mis tal on, liikuda, siis see liigesel oleks parem, valuga väheneks, aga lihtsalt inimene ei suuda. Et uuringud on tehtud, et tegelikult liigutamine igal juhul sellele ka kulunud liigesele ei ole mitte kahjulik, vaid ikka kasulik. Aga kuidas on näiteks jooksmisega pärast põleliigese või puusaliigese vahetust? Tervisesporti saab alati teha. See ei ole mitte kunagi vastunäidustatud. Et ja kui peale operatsiooni te tulete nagunii mõne kuu pärast ortopeedi vastuvõtule, tehakse uuesti röntgenpildid, ortopeed hindab, kuidas teil läinud on, kuidas on see liigese liikuvus, paranemine. Et siis see on ka kindlasti üks õige koht, kus küsida nagu edaspidiste plaanide kohta, et ortopeed oskab teid kindlasti väga hästi nõustada. Kas kellelgi on veel küsimust? Ikka. Kui pikk on liigese eluiga? Kas tsemendiga või ilma tsemendita paigatatud liiges peab kauem või paremini vastu? Tsementiliste ja mittetsementiliste liigeste, ütleme, et seal on vanusevahe, et pigem on mitte elueas ei ole see küsimus, vaid näiteks noortele inimestele pannakse ilma tsemendita liiges selle arvestusega, et võib-olla on vaja kunagi seda liigest vahetada ja selle saab lihtsamini kätte kui tsemendiga paigaldatud liigest. Et ütleme, et väga laias laastus võiks öelda niimoodi, et vanematele inimestele pannakse alati tsemendiga liiges ja noorematele inimestele pannakse ilma tsemendita liiges. Kui kaua liiges vastu peab, see on jälle individuaalne. Ja, et see oleneb teie keha kaalust, sellest raskusest ja koormusest ja mis selle liigese peale ka kogu aeg siis läheb. Et näiteks puusaliigese puhul, kui inimene kaalub 70 kilogrammi, siis puusaliigesele mõjuvad mitmed erisuunalised jõud lihaste tõttu, mis kokku summa summaarselt, ütleme, et võib arvestada umbes 200 kilogrammise vajutamise jõuga. Ütleme, et umbes 200 kilogrammine jõud mõjub siis sellele liigesele, kui inimene kaalub 70 kilogrammi tegelikult. Aga kuna see liigese peab vastu pidama ka erisuunalistele jõududele, siis te võite umbes arvestada, et kui te kaalute rohkem, et siis liigesele mõjuv jõud kasvab niimoodi hüppeliselt ehk eksponentsiaalselt.
et mida värskem te olete, seda suurem koormus on sellel liigesel ja seda lühemat aega põhimõtteliselt ka see liiges vastu peab. Aga on praegu liigese proteesimist alustati siin väga aktiivselt kuskil 80-ndatel ja on praegugi patsienti, kellel on tol ajal pandud proteesid, elavad nendega. Nii et tegelikult on see täiesti individuaalne. Mõni jõuab tagasi 3-4 aasta pärast, mõni 3-40 aasta pärast. Mis on võib-olla hästi oluline jälgida seda, et millise kehamassindeksiga funktsioonile jõuate. Enda proteesimisele saamise eelduseks ei tohi olla kehamasindeks üle 40. 40,01 ei saa operatsioonile. Et kõige lihtsam kodus kaaluge, mõõtke ennast ära, otsige, pange Google'is otsingule kehamassindeksi kalkulaator, internet on neid täis ja vaadake üle. Et see on päris tõsine probleem tegelikult, et millega me õe vastuvõtusest enne operatsiooni kokku puutume, ongi need kehamassi kõrged kehakaalud. Nüüd küsija siis täpsustab, et kui ta on 58-aastane, siis kumb liige see tõenäoline, et talle pannakse. See sarket teeb. Ei. Või võis, tsemendivaba. Tsemendivaba, okei. Ja järgmine küsimus. Muidugi sõltub luuseisust ka. Kui lõikusaal kirurg lahti võtab, siis ta näeb täpselt. Kui on ikkagi väga osteoporootiline luu või mis iganes, võidaks panna ka tsemendile. Maris küsib, et aga kas ta sai õigesti aru, et õde ise helistab ja lepib OP-else aja kokku patsiendiga? Ei, õde helistab ja lepib kokku õe vastuvõtu aja. Operatsiooni aja lepib iga juhul kokku sekretär. Või järjekorrapidaja. Kes tegeleb selle järjekorra? Sellega tegeleb ainult üks inimene haiglas. Et see ei ole mitme inimene. Üks inimene, kes peabki järgi, et kes on käinud, kes on tulnud, kes on järgmine. Et õde, kes helistab, see lepib kokku ortopeedia õe vastuvõtu aja. Ta mõtleski õe vastuvõttu. Ja sinna helistab õde. Ja sinna helistatakse kõigile, et kui sekretär on teatanud aja, siis ei peab abistama, et äkki mind jäetakse kahe silma vahele. Sekretär annabki need nimekirjad, annab siis mõne mõelda ja siis õde helistab, kas siis lepib kokku aja ja ütleb, kordab üle, mis selleks ajaks peab olema tehtud. Analüüsi, TKP, hambaarst lepib kokku aja, koha kõik, et ei pea muretsema. Kas kellelgi on veel tekkinud küsimusi? Praegu siin chatis ühtegi uut küsimust tekkinud ei ole. Tundub vist, et ei ole tekkinud uusi küsimusi, aga siis me saamegi vaikselt oma vestlusringi kokku tõmmata ja see vestlusring on meil salvestatud. Ma edastan selle esimesel võimalusel, et see ka läheb koduleheküljele ülesse ja sealt saab seda alati ka järgi vaadata. Ja ka siis vist ongi kõik, eks ole. Aitäh teile, kes te tulite ja aitäh teile, et selle vestlusringi nüüd läbi viisite. Võtan siit salvestada vestlusringi, mis saab praktiliselt soovida.